Shalom ja tere. Sel Shabbatil me loeme kahte Torah peatuki. Üks ühine teema mõlemas peatukis on pühaduse teema. Huvitav on, et pühadus ei räägi siin loojast, inglitest ega hingest, vaid Torah räägib esimene inimesest, kes on sündinud isa ja ema lapsena, aga sai pühaks teenides. Kohen gadol, ülempreestrina. Teine, tavalisest päevast nagu kõik teised, aga see muutub pühaks, Jom Kippuri päev. Kolmas, tavalisest materiaalsest ruumist, millest sai Kodesh Kodashim, pühamast püham ruum templis. Neljas, ja kõige kummalisem, on rahvale antud käsk, et Kodashim tiju ole püha. See tähendab, et igaüks peab tooma oma elu pühadust. Kuidas neist kõigist pühakud saavad? Võib öelda, et siin on peidus üks judaismi aluseid. Torah õpetab, et tuleb võtta tavaline ruum, päev, inimene ning seada neile vaimne eesmärk, kõrge ja üles. See on õpetus, et inimene peab olema püha, mitte lihtsalt elama, et elu jääda, ja mitte otsida ainult seda, mida mul on vaja, vaid otsima, miks ma olen vajalik. Ja millisel eesmärgil ma olen loodud ning seadma endale elus vaimne eesmärk, et muuta maailm enda ümber paremaks ja ülemaks. Edu, Shabbat Shalom.